Eesti ja Venemaa vahel praegu on käimas sõda. Eesti on eestlastele jaama ja Eesti on kaitsmisväärt. Iga endast lugupidav riigi kodanik teeb endast kõik oleneva, et see vastupanu oleks jätkuv, pidev ja võimalikult pikk. Enda nii-öelda venna vastu sõtta, kes on teisest riigist pärit, tundub selline ebaloogiline, et kas ma olen valmis tema vastu sõdima. Alles mõne aja ees pidas vana Euroopa Eesti ekspertide juttu Putini režiimi ohtlikkusest tühipaljaks lobaks. Tänases erisaates uurime, kui suur on meie inimeste kaitsetahe ajal, mil sõda on vabale Eestile lähemal kui kunagi varem. Te vaatate Kanal 2 erisaadet, kuidas Eesti võidab sõja. Kaks korda aastas tellib Kaitseministeerium Kaitseväe teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille eesmärgiks on jälgida riigikaitselisi hoiakuid Eesti ühiskonnas. Kaitseväe kui ka Kaitseliidu usaldusväärsus on väga kõrge. Selles viimases uuringus Kaitseväe usaldas 82%, Kaitseliitu 74%. Ja eestlaste hinnangutes on see usaldusväärsus mõlemal kuskil 90% kandis, nii et väga kõrge. Kui me alustasime aastal 2000, siis oli Kaitseliit veel selline üsna ebamäärane institutsioon ja seal usaldusväärsus oli kuskil 50% piiri peal, aga nüüd on ta omandanud selge koha meie riigikaitse struktuuris ja praktiliselt võrdselt usaldusväärne Kaitseväega. Uuringus selgus ka, et võõrriigi rünnaku korral peab relvastatud vastupanu osutamist kindlasti või tõenäoliselt vajalikuks 83% eestlastest ja 70% venekeelsetest vastajatest. Kaitsetegevuses oleks ise nõus osalema 60% eestlastest ja 45% venekeelsetest. Avalik arvamus kui fenomen on ikkagi eelkõige tingitud sellest, mida iga päev ammutame meediaruumist. Et see kujundab meie hoiakuid kõige võimsamalt ja nii kaua, kuni venekeelne elanikkond valdavalt elab ida poolt tulevast meediaruumis, siis ei ole loota, et need hoiakud Eesti riigi institutsioonide või riigikaitse suhtes väga palju positiivsemaks läheb. Sõjaajaloolane Igor Kopõtin on töötanud muuhulgas Lasnamäe gümnaasiumis, kus ta siinsetele vene keelt kõnelevatele noortele ajalugu ja ühiskonnaõpetust andis. Jällegi see, et kui palju vaatad uudiseid, aga ikkagi mõjutab, et see mõjutab see keskkond, mida räägivad vanemad, mida räägivad mingid vanemad, sõbrad, et siis tekib selline mosaiik kokku. Ja üldiselt tuleb tunnistada, et Eesti ja Venemaa vahel praegu on käimas sõda, meediasõda. Selle eest, mis see eestlased meile teinud on. Ma ei tea, kas Eesti venelane, kas ta on nõus valama verd selle maa eest. Oleneb, kes meile kallale tuleb. Tõenäoliselt, kui Venemaa meid ründama peaks, siis äkki tekib see, et need on Need poisid, kes on ikka siin sündinud, kasvanud ja praegu selles armeeteenistuse eas, et nad on üsnagi ikka nõus kaitsma. Ma arvan, et see põlvkondadega võib-olla see konflikt natukene tasandub. See kaitsetahe on praegu ikka noortelt suhteliselt kehva võita. Kopõtin juhib tähelepanu probleemile, mille lahendamine võiks tõsta paljude vene kui ka Eesti noorte tahet oma kodumaad kaitsta. Tänapäeva kaitseväljaõpe rõhutab rohkem, me õpetame, kuidas kaitsta Eesti riiki, aga me ei õpeta, miks peab kaitsma Eesti riiki. Mina ütlen ka, et muidugi kaitsetahe ei sünni üleöö või ei tule kuskilt lihtsalt tühja koha peal ei teki. Seda tuleb kasvatada ja sellega tuleb tegeleda juba koolides. Aga miks peaks Eesti riiki agressori eest kaitsma? Me kõik naudime meie vabariigi ja vabaduse eeliseid, need võimalusi, mida meile pakub vabadus. Vabadus tähendab seda, et me võime reisida, me võime valida töökohta, me võime vabalt rääkida, diskuteerida, arutleda, me võime kõike teha, aga seda tuleb kaitsta. Jumala eest, kui me ei kaitse oma isade ja vanaisade ja oma emade maad, siis kui me seda ka ei kaitse, et mida me siis õigupoolest peaksime kaitsma. Aga meil on oma keel, oma väga pikk kultuur, et loomulikult neid asju
viimse veretilgani, ega siin muud varianti ei ole. Meil on nagu muidugi noormehi, kes ei soovi teenida kaitseväes. Tihti seostatakse sellega, et see on aja raiskamine või siis neil on mingid laenulepingud ja nad ei saa maksta, nad peavad tööl käima. Tuleb mõelda sellised, et kui tuleb teine riik, kas siis nad saavad nagu töötada ja oma laenu maksta? Kas siis nad saavad oma tüdrukuga läbi käia? Kas need ärimehed, kes teevad äri Venemaaga, kas siis need äri jääb püsima? Kas siis nad ka vaatavad Peterburi poole? Kas ei tule nagu siis nii nagu Krimmis, kus Kaukaasia ärimehed ja selline populaarne sõna nüüd adžim, ehk siis hakkavad välja pigistama kohalikke ärimehi. Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on Kaitsevägi teinud venekeelsete ajateenijate integreerimisega tõsiseid edusamme. Riik ehk Kaitsevägi maksab selle eest, et neil keeleõpetajad on. Lisaks neile määratakse nii-öelda mentor, vari, järelevalvaja, kes siis esimestel teenistuskuudel aitab neid sisse elada. Ja kolmandaks me kindlasti nii-öelda jagame nad ühtlaselt laiali, et see keskkond, kus nad toimivad, oleks nii-öelda toetav nendele riigikeele paremaks omandamiseks. Kuigi nende riigikeel ma ei saagi öelda, et oleks väga halb, aga sõjaväes on lihtsalt niivõrd palju tehnilisi terminid ja tehnoloogiaid ja väljendeid, mida väga selgelt ja üheselt peab oskama. Ja seetõttu see taustsüsteemi loomine läbi eelmainitud vahendite on äärmiselt oluline. Kui neid termineid ja tausta ei tea, siis on väga keeruline kriitilises lahingusituatsioonis või õppuste olukorras nii-öelda adekvaatselt käituda. Kuid vaatamata kõigele leidub Eestis piisavalt neid, kes räägivad sellest, kuidas Eesti venelasi igal sammul ahistatakse. Kui on nii halb, siis Venemaal on ju platsi küll. Kui on paha, siis mine ära. Mina nagu ütlen, et Eestimaa venelasi siin kiusatakse, ahistatakse, et seda tuleb käsitleda ainult selles infosõja nagu võtmes. Ehk siis see on see sõda, meediasõda, mis toimub Venemaa ja läänemaailma vahel, sest Venemaa ei ütle ainult Eesti venelaste kohta, et neid siin ahistatakse. Ta ütleb samamoodi, et Lätis ahistatakse venelasi, Ukrainas neid tapetakse seal lausa, banderased ja fašistid. Need, kes tarbivad venekeelset meediakanaleid, nad ikkagi usuvad, et võitlus käib nii-öelda fašistide vastu ja ukrofašistid, tapavad nagu lapsi ja imikuid, imevad nende verd. Et seda tõsimeeli nagu usutakse. Kuid on üks nähtus, millele meie potentsiaalse vastase hammas pole suutnud peale käia. Me räägime ajateenistusest. Need noormehed, kes kaitseväest eemale hoiavad, nad ei julge olla mehed. No kui mina oleks 18-aastane täna ja saaksin kutse minna aega teenima, siis jumala eest see ei ole isegi mingisugune optsioon, et loomulikult ma kohe seda ka teeksin. Kui see sõjaväekutse tuleks Venemaalt, siis ma üritaks mitte minna sinna. Aga kui see sõjaväekutse tuleks Eestiks, siis ma ei näeks mingit põhjust, sest et oleme ausad, Eestis on see tsükkel mehe elust tehtud siiski väga kultuurselt mugavaks ja sageli nooremad lihtsalt ei näegi neid erinevusi nende tingimuste vahel, mis olid Eesti meestel paarkümmend aastat tagasi vaja läbi elada nii-öelda oma isamaa kaitseks, mis algas totaalsest vaimsest vastumeelsusest selle vastu, mis sa teed, kuni kõikvõimaliku füüsilise ebamugavuseni, see, et eestlased saadeti alati kõige kaugemale, kõige hullematesse kohtadesse ja hoiti, et nad kunagi kokku ei satuks omavahel. Mul oli sellega niiviisi, et 91. aastal, kui ma sõjakomissariaadi vahet käisin, et siis oli ju täpselt nii, et ma oleks viimase laksuna läinud veel Vene kroonu. Tegelikult nad tahtsid mind isegi 3 aastaks, nad tahtsid mind allveelaeva peale panna. Ja tõenäoliselt oleks selle allveelaeva nimi olnud Kursk. Tõenäoliselt oleksin ma seal konservikarbis oma otsaga leidnud. Ja ma pääsesin nagu tänu ülikoolile ikkagi üle noad ära. Kohustuslik ajateenistus on jällegi üks selline fenomenaalne näitaja. Viimases küsitluses 94% küsitletutest leidis, et noormeeste kohustuslik ajateenistus on vajalik. Nii eestlastest kui ka venekeelsetest vastajatest.
Igal aastal asub Eestis ajateenistusse keskeltläbi 3200 meest. Teenistuse pikkuseks on kuni 11 kuud. Põhiprintsiip on see, et need, kes juhivad või omandavad armees teatud väga spetsiifilise eriala, siis need teenivad 11 kuud. Reakoosseis teenib siis 8 kuud. Siis mõlemad alustavad täpselt sama väljaõppega, ehk siis 3 kuud sõduri baaskursust, mis järel siis tulevased liidrid ja juhid ja erialaspetsialistid lähevad siis noorem allohvitseride baaskursusele, kus nad omandavad juhi esmased ning seejärel jätkavad juhi erialakursustel. Need ajateenijad, kes tulevad sisse oktoobris, läbivad samuti siis nii-öelda selle 3-kuulise põhi- või baaskursuse ning lõpetavad samamoodi jõulul. Siis lähevad kõik rõõmsalt koju praadi sööma ja kui jaanuaris tagasi tulevad, siis kogu see ajateenijate kontingent, nii need, kes alustasid juulis, kui ka need, kes alustasid oktoobris, lähevad siis ühisele erialakursusele, kus siis kõigile antakse relvaspetsiifiline nii-öelda laia profiiliga teadmised ja oskused oma üksuse relvastuse ja varustuse käitlemisel. Ning pärast seda liidetakse see üksus kokku alates veebruarist kuni siis maini ja lõpeb tavaliselt kevadtormi, nagu me teame, antud juhul siis õppusega Siil käesoleva aastal. Ja nad õpivad siin üksusena kokku tegutsema. Algul siis 10 kaupa ehk nii-öelda jaokaupa, siis 3-40 kaupa ehk siis rühmade kaupa ja lõpuks siis 50-200 kaupa ehk kompani kaupa. Putini käsilaste verised teod Ukrainas ning Vene meedia rahvuste vahelist vaenu õhutav propaganda on pannud Eesti rahva tegutsema. Jätkub Kanal 2 erisaade Kuidas Eesti võidab sõja. Igal aastal asub Eestis ajateenistusse keskeltläbi 3200 meest. Teenistuse pikkuseks on kuni 11 kuud. Kuid milliste tunnetega lähevad siis meie noored kaitseväkke? Positiivsete tunnetega, kas päris hea meelega või oma kohusetundest läheb sinna 2/3 ja 1/3 siiski pigem ei läheks. Kuid on ka neid, keda ajateenistusse ei võetagi. Põhjuseks on nõrk tervis. Kaitseressursside ameti peadirektori Margus Pae sõnul pole kutsealuste füüsiline vorm just kõige parem. Meil on aastas ikkagi väga palju neid kutsealuseid, keda me oleme sunnitud jäädavalt arvestusest välja kirjutama. Kui üldistada, siis peamine probleem on seotud just selliste lihasluukonna haigustega, igasugused näidustused nagu katkised põlved, seljad. Kahjuks on ka mõneti kasvav trend sellised psüühika ja käitumishäired. Maadlustreeneri ja endise kaitseväelase Martin Plaseri kogemus näitab aga, et Eesti noormeeste pehmostumine algab juba põhikoolis. 5. klassist ülespoole siis järjest hullemaks see läheb, et liikumist on vähem, toitumine on paigast ära ja ilmselgelt on seda näha ka trenni tulevate laste peal. Ja probleem ei olevat ainult ülekaalulisuses. Tegelikult on seal ka, ütleme, alatoitumist, et mitte selles mõttes et on nagu vähe söödud, vaid et on vähest kvaliteetset toitu söödud, et lapsed ei jaksa asju teha, mida nad võiksid oma eakohaselt jaksata. Tõsi, eks see tänane, ütleme, ühiskonna kihistumine mingil määral annab tunda, et kellel on ikkagi 3 korda päevas soetoet laual ainult armees ja kellel oli ka seda enne armeed. Ja eks see mõjub ka tervisele, kindlasti selle füüsilise ettevalmistusele. Vähesed teavad, et on olemas veel üks täiesti reaalne võimalus, kuidas ka füüsiliselt terve inimene kaitseväes aega teenima ei peaks, kuid sellegi poolest riigi heaks midagi ära teha saaks. Seda nimetatakse asendusteenistuseks. Hetkel on meil asendusteenistuses 70 noormest. Erinevalt kaitseväeteenistusest kestab asendusteenistus täpselt 1 aasta. Saage tuttavaks hoovatunnistaja Egon Ligiga, kellel tänaseks päevaks alternatiivteenistus juba selja taga. Võib-olla natuke tundmatu olukord, et alternatiivteenistused, mis see veel on. Aga kes on seotud usuga, saavad aru, et valmisolek minna enda nii-öelda venna vastu sõtta, kes on teisest riigist pärit, tundub selline ebaloogiline, et kas ma olen valmis tema vastu sõdima. Seal ei ole, mina ka ei olnud, minu põhimõtete vastane. Egoni sõnul jäävad Jehova tunnistajad oma põhimõtetele kindlaks ka siis, kui nad loomavaguniga Siberisse saadetaks. Jaa, et seda nagu ajalugu näitab, on ka juhtunud, eks ole, et me jääme kindlaks oma põhimõtetele ja samas ikkagi need põhimõtted püsivad seal, kuhu me edasi läheme.
Egon valis oma teenistuspaigaks Pärnus asuva mittetulundusühingu Tulevik. Seal on erinevaid harusid, on rehabilitatsioon, neil on ka seal taaskasutuskeskus, siis linna poolel on varjupaik ja päevakeskus. Seal on kas kodutud või kes on tulnud vangist, ei ole enam elu peale saanud kuidagi oma kodu näiteks. Siis nemad saavad seal ööbida, päevakeskuses meelt lahutada, süüa teha, pesu pesta. Seal ma olin nii-öelda korrapidaja, et ma aitasin neil kohaneda, mõnel aitasin tööd otsida, internetist võib-olla mingit infot ja pidin kontrollima, et nad ka neid eeskirju täidaksid, mis seal koha peal olid, sest et ainult kainena saab sinna sisse. Kui reamees saab riigilt iga kuu 100 eurot, siis asendusteenistujale makstakse koguni veidi üle 300 euro. Tõsi, toit, riided ja eluase tuleb viimasel omast taskust ise kinni maksta. Tööd pidi Egon tegema esmaspäevast reedeni. Reeglina on see teenistus väga raske. Kindlasti on see just nagu vaimses mõttes ja psühholoogilises mõttes väga suur väljakutse. Lisaks hoolekandeasutustel on veel üks teoreetiline võimalus, kuidas relva kandmata asendusteenistust läbida. Relva asemel tuleb kätte haarata voolik. Meie huvi võimalike täiendavate töökäte järele päästetööl on täiesti olemas. Küll aga on siin mitmeid praktilisi takistusi, mis peaksid olema ennem lahendatud, kui me saaksime asendusteenistujad päästeteenistusse tööle võtta. Päästeameti peadirektori asetäitja sõnul oleks ainukene reaalne variant asendusteenistuse läbimiseks see, kui teenistusse asub inimene, kes on Väike-Maarja päästekooli juba läbinud. Töögraafik ei saaks erineda sellest, mis on meie klassikalisel päästjal. 1 ööpäev tööl, 3 ööpäeva vaba. Nii 2005. kui ka 2010. aastal tekkis Eestis tänu Reformierakonna algatusele tuline arutelu selle üle, kas peaksime minema üle palgaarmeele nagu Läti. Avaliku arvamuse uuringust selgus siiski, et Eesti elanikkond sellist ideed ei poolda. Nii on ka täna. Kutselist kaitseväge toetab ainult 11% ja 84% eelistab praegust süsteemi. See on suur armeede sündroom, kes saavad endale sellist luksust lubada. Lihtne matemaatika ütleb seda, et kui sa tahad heale sõdurile ja ta on professionaal, maksta palka, sa maksad talle see 2000 eurot. Teise 5000 eurot aastas paned sa tema varustuse peale. Ja kui sa nüüd korrutada siis mingi tõsiselt võetava sõjalise jõuga, mida hetkel oleks kasutada, 10-20 000, siis igaüks saab aru, et meil ei ole seda raha. Hetkel on meie lõunanaabrite relvajõudude suurus elanikkond arvestades üks väiksemaid NATO-s. Ma ei kommenteeriks Läti kaitsevõimet Eesti armee ohvitserina. Ühte ma võin öelda, täna nad vaatavad meie suunas. Kuid millist rolli võiksid riigikaitses mängida naised? Alates 2016. aastast on Norras ajateenistus naistele kohustuslik. Lisaks Norrale kutsutakse naisi aega teenima ka Iisraelis. Norra ametivõimude sõnul ei ole naiste kohustusliku ajateenistuse põhjuseks ettearvamatu naaber Venemaa, vaid hoopis soolise tasakaalu parandamine relvajõududes. Ma ei ole feminist, aga selles mõttes nagu ma arvan, et selles, kui me tahame võrdõiguslikuks naiste ja meeste rollid, soolised rollid ühiskonnas, siis oleks ka õiglane, et naised ka täidavad samasugused kohustused, mis on pandud ka meestele. Ma ei näe võimalust, et naised oma füüsiliste võimetega suudaksid meestega konkureerida. Et väidab, kes mida iganes, aga paraku see füüsis ei pea vastu. Ma ei ole näinud ühtegi sellist naist, kes ilma meditsiinilise tippabita suudaks meestega sammu pidada. Naisena on väga vahva. Privileegi ei ole. Et kui on õppus, siis on õppus. Kui on rännak 30 kilomeetrit, siis on rännak 30 kilomeetrit ja kui sul on varustus kaalub seal 20 kilo, siis varustus kaalub kõigil 20 kilo. Minul ülemana ausalt ega suurt vahet ei ole, kas on mees või naine. Kaitsetahe ja soov oma riiki teenida, au oma riigi vastu, kohusetunne oma riigi vastu on võib-olla see, mitte niivõrd see, milline märge on antud kodanikul passis. Täna on mul väga häid soomukijuhte, soomukisihtureid, laskureid, naisterahvaid ja sealhulgas ka missioonikogemusega ennast väga hästi tõestanud.
Lisaks kaitseväele saavad nii naised kui mehed riigikaitsesse panustada ka vabatahtlikena. Meile tuleb väga palju liikmeid juurde, et kui võtame nüüd täna alustanud sõduri baaskoolitus, siis see, et meil on 93 inimest grupis, ei ole normaalne. Et normaalne oleks tagada õpet 30 inimesele. Üllatav on see, et tänaste värskete kaitseliitlaste seas on palju neid, kes omal ajal ühel või teisel põhjusel ajateenistusest pääsesid. Minu elus otsused ei tule kergelt. Ma aasta aega mõtlesin järgi ikka ja kaalusin, aga ma arvan, põhiline tõuge on see, et ma omal ajal noore poisina ei käinud sõjaväes. Ja see on hakanud aastatega mind painama ja armastus kodumaa vastu ja mulle väga meeldib siin ja tahaks midagi ka vastu anda. Ma arvan, et väga uskumatu võib olla teinekord see, et sa ei ole kaitseväes käinud ja siis ühel hetkel tunned, et tahad mingisuguse panus anda. Kui sul on kodus 3 last ja tunned, et sul on juured ja kogu oma tegevused Eestis nii kinni, et sa ei saa siit mitte kuhugi minna ja teiseks sa ei taha kuhugi minna. Sa tunned, et sul on vaja ka ühel päeval seda kaitsta, seda riiki. Ma arvan, see on niisugune tõukav jõud, mis siis paneb otsustama ka selle üle, et kas sa astud Kaitseliitu või ei astu. No kui Venemaa Eestit ründab, ega mina olen välja õpetamata reamees, siis kõigepealt tuleb orgunnida lapsed kuskile laeva peale ja siis tuleb minna sõttana. Kuid on veel üks võimalus, kuidas panustada riigikaitsesse, täpsemalt sisejulgeolekusse. Kui enne 2007. aasta pronksiööd oli Eestis circa 900 abipolitseinikut, siis sama aasta lõpuks oli see number juba 1900. Tänaseks päevaks on nimekirjadest tehtud inventuur ning abipolitseinike arv on langenud tagasi 900 peale. Aktiivseid ehk neid, kes käivad väljas vähemalt 1-2 korda aastas, on veidi üle 700. Ütleme nii, et kui tuleb selline aktiivne tegus abipolitseinik meie kõrvale, siis ta võetakse meeleldi vastu. Abipolitseinikuks olemise eest palka ei maksta. Tasuks on pigem kolleegide ja lähedaste kiitus ja actionit on rohkem kui mis tahes seikluspargis. Paraku on politseitöö selline, kus tuleb lahendada konflikte, tuleb toime tulla inimestega, kes on agressiivsed või emotsioonid käivad neil üle. Ja ma arvan, et kõige ärevamad olukorrad on need, kus on olnud vajalik taga ajada joopes juhti. Abipolitseinik olla on tegelikult väga lahe. Et see on ühelt poolt väga arendav. Ma saan uusi kogemusi, teadmisi. Ma näen sellist maailma, mida ma muidu kunagi ei kogeks. Teiseks on see äärmiselt põnev ja huvitav. Et iga päev on erinev. Ka naiste suhtlemisoskused ja konfliktilahendusoskused teinekord on enamaks abiks kui